Tere armast Eeline! On jälle meeldiv eesõigus alustada uut mõtisklust. Ja tänase mõtiskluse alustan tekstiga Luuka evangeeliumi 24. peatükist salm 44. Ja Jumala sõna ütleb. Siis Jeesus ütles neile. Need kõned, mis ma teile rääkisin, veel teie juures olles. Sest kõik peab täide minema, mis on kirjutatud minu kohta. Moosese käsuõpetuses ja prohveteis ja lauludes. Mis on missioonitöö peamiseks motiiviks? Teadupärast erinevatel inimestel on erinevad motiivid. Paulus kirjutas filiplastele, mõned küll kuulutavad Kristust kadeduse ja riiu pärast, kuid mõned ka hea meelega. Teised kuulutavad armastusest, teades, et ma viibin siin evangeeliumi kaitsmiseks. Teised aga kuulutavad Kristust kiusu pärast, mitte puhtast meelest. Nad ju mõtlevad suurendada minu vangipõlve viletsust. Aga mis sellest? Kui aga Kristust kuulutatakse igal kombel, olgu silmakirjaks, olgu tõemeelega, ja sellest ma rõõmutsen ja tahan ka edaspidi rõõmutseda. Kas pole jõuline tunnistus? Pauluse jaoks oli oluline ainult üks, kuulutatagu Kristust, kas tagamõttega või tõemeeli. Ideaalis teadupärast peaks meie ind Kristust kuulutada, missioonitööd teha ja heade sõnumitega kaasinimesteni jõuda lähtuma muidugi armastusest ja tõest, mitte isekatest ambitsioonidest, kadedusest ja vaidlemisest. Mis on siis Kristusest kuulutamise ajendiks ja mil viisil end selleks ette valmistada? Luuka 24. peatükis algussalmides on lugeda selline tunnistus. Aga nädala esimesel päeval puhta ajal läksid naised hauale, viies ühes lõhnarohud, mis nad olid valmistanud, ja neid leidsid kivi haualt ära veeretatud. Siis nad läksid sisse, kuid ei leidnud mitte issanda Jeesuse ihu. Ja kui nad sellepärast veel kahe vahel olid, vaata, siis seisid kaks meest nende kõrval säravais riideis. Aga kui naised hakkasid kartma ja oma silmad maha lõid, ütlesid mehed neile. Miks te elavat otsite surnute juurest? Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud. Tuletage meelde, mis ta teile rääkis veel Galileas olles. Ja kui ta teile ütles, et inimese poeg antakse patuste inimeste kätte ja lüüakse risti ja 3. päeval ta tõuseb jälle üles, siis nad tuletasid meelde need sõnad ja läksid tagasi haua juurest ja kuulutasid seda kõike neile 11 ja kõigile teistele. Aga Maaria Magdalena ja Johanna ja Maaria, Jaakobuse ema ja teised nende kaaslased jutustasid seda apostlitele. Ent need kõned olid nende meelest nagu tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Aga Peetrus võttis kätte ja jooksis hauale. Ja kui ta kummargile sisse vaatas, nägi ta üksnes surnulinad maas olevat. Ja ta läks ära ja pani seda imeks, mis oli sündinud. Kui naised jõudsid hauale ja nägid, et haud on tühi, siis inglid ütlesid, miks te elavat otsite surnute juurest? Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud. Kui aga naised kandsid oma tunnistust edasi apostlitele, siis need kõned olid nende meelest nagu tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Kui sageli oleme andnud oma tunnistuse issandast edasi inimestele, kellede meelest meie jutt on ei ole tõeliselt võetav. Sel puhul pole meil vaja muretseda, sest püha vaim on see, kes toob inimsüdamesse veendumuse. Meie ülesanne on edastada sõnum. On üks asi, mille pärast peaksime valvsad olema ja see on, et meie sõnum oleks Kristuse keskene. Meie sõnum ei pea olema sügav teoloogiline arutlus. Nende naiste sõnum oli, issand on üles tõusnud. Tema ihu ei ole enam hauas. Teoloogilistel arutlustel on oma aeg ja koht, kuid inimesed vajavad lihtsat ja selget tunnistust risti löödud ja üles tõusnud issandast. Soovin jätkata ka küsimusega. Kui asjakohane on tänapäev kristlaste jaoks Vana testament kogunisti? Soovin sulle kinnitada, et Uue Testamendi sõnumit pole võimalik mõista seni,
kui pole arusaamist Vanast Testamendist. Kuula, mida Johannese 5. peatüki tunnistus ütleb. Siin Jeesus räägib fariseride grupile järgnevat. Sest kui te usuksite Moosest, usuksite te ka mind, sest tema on kirjutanud minust. Aga kui te tema kirju ei usu, kuidas te siis usuksite minu sõnu? Põhjus, miks Mooses on Jeesuse sõnade kohaselt niivõrd oluline, seisneb selles, et Mooses esitab lepingukeelt ja Jumala tingimusi, mis omakorda aitavad meid Jeesust ära tunda. Vana testamendi sisuks on see, millest Uus Testament räägib. Uus Testament selgitab, millest Vana Testamentis kirjutatakse. Ülestõusmise hommikul Jeesus läheneb 2 jüngrile, kes kõnnivad mööda Emmause teed. Tegemist on tavaliste jüngritega ehk siis meestega, kes Jeesust olid järginud. Need mehed olid südamest murtud, sest olid kaotanud oma issanda. Jeesus astub nende juurde ja küsib, mille üle te arutlete? Miks te olete nii kurvad? Siis võtab sõna üks neist nimega Kleopas ja paneb sõnadesse kõik, mis oli Jeruusalemmas toimunud. Mida tehti selle suure prohvetiga, kuidas roomlased juutide nõudmisel tema risti lõid. Ja siin nende lootus kustus. Kui nemad Jeruusalemmast lahkusid, siis oli Jeruusalemmas liikumas inimesi, kes rääkisid, et Jeesus on üles tõusnud. Aga Jeesus ütles neile, te mõistmatud ja südamest pikaldased uskuma seda, mis prohvetid on rääkinud. Eks Kristus pidanud seda kannatama ja oma auhiilgusesse minema. Ja ta hakkas peale Moosesest ja kõigist prohveteist ja seletas neile, mis temast kõigis kirjades on öeldud. Jeesus edastas oma kaasteelistele tõendusmaterjali, mis pidigi sündima, sest Moosese kirjades ja prohvetites oli nii öeldud. Teelised kutsusid Jeesuse enesega õhtusöögile ja seal Jeesus avas nende silmad, nii et nad mõistsid, kes see teeline tegelikult oli. Sel samal hetkel Jeesus kadus nende silmist, mida need mehed ütlesid. Nad ütlesid üksteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju seletas. Mehed pöördusid sedamaid tagasi Jeruusalemma ja leidsid Jeesuse jüngrid ja grupi inimesi. Kus kohas nad leidsid nemad? Lukustatud hoones, kartuses juutide eest. Kui nad nüüd kõike kuuldud jagasid, mida Jeesus oli neile öelnud, tuli ka Jeesus nende keskele ning ütles, rahu olgu teile. Nemad kõik olid läbi käinud neist dramaatilistest sündmustest, millised algasid juba neljapäeval. Jeesuse kinnivõtmine, kohtupidamine Jeesuse üle, Jeesuse pilkamine ja siis veel risti löömine. Nende esimene reaktsioon oli hirm. Kas on tegemist mingi kummitusega? Nii Luukas kirjutab 24. peatükis. Nemad kohkusid ja lõid kartma ning arvasid vaime nägevat. Ent tema ütles neile, miks te olete nii ehmunud ja mispärast tõuseb niisuguseid mõtteid teie südamest? Vaadake mu käsi ja jalgu, et mina see olen. Katsuge mind kätega ja nähke, sest vaimul ei ole liha ega luid, nõnda nagu te näete minul olevat. Ja seda öeldes ta näitas neile oma käsi ja jalgu. Ja kui nad rõõmu pärast veel ei uskunud ja imeks panid, ütles ta neile, kas teil on midagi süüa? Ja nad panid tema ette kala, küpsetatud kala, ja tema võttis ja sõi nende ees. Milline kogemus kohtuda üles tõusnud päästjaga? Jeesuse eesmärk ei olnud, et neil oleks üksnes kogemus. Ta soovis, et nad mõistaksid prohvetliku sõnumi paikapidavust. Ja siis ta ütles neile, need on kõned, mis ma teile rääkisin veel teie juures olles, sest kõik peab täide minema, mis on kirjutatud minu kohta Moosese käsuõpetuses ja prohveteis ja lauludes. Siis ta avas nende mõistuse,
nõnda, et nad kirjadest aru said. Kui oluline on, et mõistaksime piiblit, esimese Moosese raamatust kuni ilmutusraamatu lõpuni. Siit leiame kasvava ilmutuse meie jaoks tänapäev. Kui me ei peaks mõistma, millest räägib Vana Testament, siis kogu Uus Testament on meie jaoks vildakas. Siit leiame ka tunnistamiseks ja missionitööks vajaliku ajendi. Jumala sõna. Jeesus teadis, et jüngrite kogemuse toestamiseks oli vaja arusaamist, miks tuli tal surra ja mis tähtsus oli tema ülestõusmisel. Oli vajalik, et jüngrite vaatenurk nihkuks poliitiliselt ja maiselt riigilt patuprobleemi suurele lahendusele ning võidule, mille Kristus surma läbi saavutas. Evangeelium oli midagi palju rohkemat kui Iisraeli poliitiline siseseisvus. Evangeelium paljastas Kristuse võidu saatana üle ja andis tagatise, et ühel päeval hävitatakse kogu maailma kurjus. Maa luuakse uueks ja Jumal hakkab elama oma rahva keskel. Ta avas nende mõistuse, aru saama tõdedest, mida neil tuli maailmale edastada. Meie kogemus Jeesusega ei jää püsima ilma tema sõna aluseta, kaasa arvatud prohveti kuulutusteta, mis suunavad pilgu ajalukku ja viivad meid Kristuse esimesest tulekust tema teise tulekuni. Kui meil neist tõdedest arusaamine, oleme valmis ja sisemiselt veendunud missionitööd tegema. Oled sinagi ehk kuulnud ütlemist. Ajastus määrab kõik. Aga ma sooviksin kõigepealt öelda, et see ei ole alati nii. Näiteks, kui sa panid oma mobiili kogu ööks laadima, kuid millegipärast laadimist ei toimunud, siis see ei ole oluline, kui kaua see oli laadija otsas. Oluline on, et ühendus oleks olemas. Määrav ei ole issanda ootamine, vaid issanda tundmine, keda sa ootad. Oodata oma issandat, kuid mitte olla temaga ühenduses, on hirmu äratav seisund. Jeesus tegi kõike õigel ajal. Ta ütles, aeg on täis saanud ja teinekord jälle minu tund ei ole veel tulnud. Galatia 4. peatükis salm 4 öeldakse, aga kui aeg täis sai. Kui lisame selle arusaamise missiooniga ehk siis ülesandega, siis ajastus tõesti määrab kõik. Jumalal on aeg kõigi nende jaoks, kes vastavad tema kutsele vastu võtta ülesanne ja astuda missionitöösse. Sul ei ole põhjust olla rahutu ja murelik. Ära kahtle, kui Jumal ütleb, järgne mulle. Ära ka jookse Jumalast ette, kui sa pead teda enese juhiks. Eelpool öeldud silmas pidades ajastus määrab siiski kõik. Prohvet Jesaja ütleb 40. peatükis, kas sa ei tea, kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Jehova on maailma otste looja. Tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu. Tema annab väsinule rammu ja jõuetule palju jõudu. Poisid väsivad ja tüdivad küll, noored mehed koguni komistavad. Aga kes ootavad Jehovat, saavad uut rammu. Nad tõusevad tiivadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Ootamine ja missionitöö, kuidas need kokku käivad? Kuulake, kuidas Luukas lõpetab oma tunnistuse Luuka 24. peatükis. Ta kinnitab, et Jeesus tuleb tagasi. Siis ta viis nad välja Betaania lähedale ja tõstis oma käed üles ja õnnistas neid, ütleb kiri. Ja sündis, et ta neid õnnistades lahkus neist ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ning läksid tagasi Jeruusalemma suure rõõmuga ja olid alati pühakojas
tänades Jumalat. Kui me seda teksti loeme, siis me taipame, et Luukas oli ilmselt ka Apostlitegude raamatu kirjutaja. Aga enne kui loen Apostlitegude esimest peatükki, loen Luuka 24. peatükist salm 49. Ja vaata, mina läkitan teie peale oma isa tõotuse, ütleb Jeesus. Ent teie jääge sellesse linna seni, kuni teid ehitakse väega kõrgest. Ja nüüd lugedes Apostlitegude esimest peatükki kohtame sarnast korraldust, salmist 4. Ja kui ta nendega koos oli, keelas ta neil Jeruusalemmast ära minemast, käskis aga oodata isa tõotust. Mis teie, ütles tema, olete kuulnud minult, sest Johannes ristis veega, aga teid peab ristitama püha vaimuga, mitte kaua pärast neid päevi. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud ning ütlesid, issand, kas sa sel ajal jälle ehitad Iisraelile kuningriigi? Ja tema ütles neile, teile ei sünni teada aegu ega hetki, mis isa oma meelevallas on määranud, aga teie saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaaria maal ja maailma otsani. Ma soovin sulle ühenduses sellega rõhutada 3 asja. Esiteks, missiooni ülesanne jõuab meieni jumaliku ajagraafiku kohaselt. Need asjad ei käi meie ajagraafiku järgi. Vahest me ütleme, ma ei suuda enam oodata. Ma lihtsalt ei suuda. Jumal teab, millal on õige aeg võtta sind küpsetusahjust välja. Mõningad meist ei ole veel küllalt küpsed. Aga Jumal ei jäta sind kunagi sinna nii kauaks, et sa kõrbeksid. Ma soovin, et oleksid selles veendunud. Jumal ei põleta meid, tema valmistab meid. Tema teab, millal on õige aeg. Igaüks meist on ise materjalist. Jumal tunneb meie tausta, meie kogemusi, meie meeldivusi ja sedagi, mis meile ei meeldi. Tema teab meis olevaid takistusi, ka meie potentsiaali kasvu ja kasvu edukust. Tema teab, millal on õige aeg aseta mind ja sind ülesande juurde. Jumal ei vii meid oma ülesande täitmise juurde seni, kuni selleks on õige aeg. See ongi põhjus, miks ta ütles, oota Jeruusalemmaks kuni. Siin on see ootamise tingimus. Ära lahku Jeruusalemmast. Ära lahku Jumala teenistusest, et minna Jumala ülesande täitmise juurde. On oluline olla Jumala teenistuses, kui asud oma missiooni ülesande juurde. Püsi Jeruusalemmas. Jätka minu ülistamist, ütleb Jumal, kuni saabub tõotus. Kui see saabub, siis Jumal ütleb, see tuleb minu ajagraafiku kohaselt. Ja siis mina tean, et sina oled valmis olla välja saadetud. Kui sina ootad Jumalat, siis ülista ja teeni Jumalat, kui ootad. Ettevalmistus missiooni ülesandeks teostub tema teenimisega. See ei tule pärast. Ettevalmistus teostub teenistuses olles. Teine punkt. Jumal annab väe missiooni ülesande teostamiseks. See on väga oluline moment. Me vajame intellekti, teadmisi, arusaamist, kuid vahest ei määra asja teadmised. See ongi see moment, kus mõningad jooksevad Jumalast ette. Ära aja segamini teadmisi ja ettevalmistust, sest teadmised ilma Jumala väeta on ohtlikud. Mõningad suurte teadmistega inimesed on väga ohtlikud. Piibel ütleb, te saate püha vaimu väe. Kui midagi toimub, siis on alati tegemist väega, kuid oluline on saada väge ülalt. Üldjuhul inimesed orienteeruvad horisontaalse väega. See tähendab, kas sina tunned kedagi, kes võiks mulle olla abiks või kes võiks mind aidata. Aga vertikaalne on oluline. Kui sina ootad, kuni Jumal sulle ukse avab, siis kui tema seda teeb, siis
tema teeb ka, millal on õige aeg selleks. On inimesi, kes püüavad avada uksi. Ja 3. punkt. Jumal paneb paika missiooni ülesande eesmärgi. Piibel ütleb, te peate olema minu tunnistajad. Missiooni ülesandeks on olla tunnistaja, mitte Jumala pärast, vaid Jumalast. Te peate olema minu tunnistajad. See ongi põhjus, miks apostel Paulus ütleb Timooteusele 2. kirjas, püüa hoolega osutuda kõlbavaks Jumalale kui töötegija, kellel pole tarvis häbeneda, kes tõesõna jagab õieti. Kui midagi on sinu elus viltu, siis Jumal ei saada sind välja missiooni tööle. Uuri oma südant. Palu seda, mida paluski Taavet. Kui sina oled teinud oma osa, siis kindlasti Jumal teeb oma osa. Kui sa loed apostlitegude 1. peatükki, siis küsimus on, millega nad olid ametis, kui nad ootasid tõotuse täitumist. Ja vastus on Piiblis olemas. Nad teenisid Jumalat. Olid palves ja palusid Jumalat, et tema asetaks Juudase asemele kedellegi, kes selle ülesandega toime tuleks. Ja Piibel ütleb 26. salmis, ja nad heitsid liisku nende kohta ja liisk langes Mattiasele ja tema arvati nende 11 apostli juurde. Ma ei ole kunagi juhindunud ideoloogiast, et mina olen see ainuke. Jumalal on alati keegi teine, aga mitte just mina. Oota Jumalat ja sinu elus teostub tema missiooni ülesanne. Missiooni ülesandeks ettevalmistust võib näha 5 sammus. Esiteks, õpi Jumalat tundma. Nii nagu oli see naistega Jeesuse haual, meil ei ole ju midagi jagada, kuni me ei ole seda ise kogenud. Kui sinagi soovid olla kaasatud missiooni ülesande levitamisse, siis koge Jumalat igapäevases elus. Teine, toetu kõiges Jumala sõnale. Nii nagu oli see jüngritega Emmause teel. Me ei saa jääda istuma oma kogemusse. Me peame olema rajatud Jumala sõnale. Kolmandaks, oota Jumalat. Oota Jumalat teenides palves. Oota tõotatud püha vaimu väljavalamist. Alles siis saad sa valmis missiooni ülesande täitmiseks. 4. punkt. Too oma teenistusse kõik püha vaimu annid. Unusta ära see, et hakkaksid neid enese hüvanguks kasutama. Ära unusta peamist tõdemust, et evangeelium on kõigi jaoks. Ja viimane punkt, juhenda vastpöördunuid. Me loeme apostlitegude 1. peatükist ja kui 4 pühipäev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Ja taevast sündis äkitselt kohin, otse kui oleks kange tuul puhunud ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neil ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja need langesid üksikult igaühe peale nende seast ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Esimene asi, usun, et panid tähele, nad olid kõik ühes paigas koos. Ma olen kohanud inimesi, kes soovivad püha vaimu tulekut, kuid neil ei ole omavahel kooskõla. Kui jüngrid oli ühes paigas koos ja üksmeelsed, siis Jumal andis neile keele anni evangeeliumi levitamise eesmärgil. Mis oli ikka tegelik eesmärk keelte anni andmisel? Kas see and anti selleks, et muljet avaldada? Kas selleks, et oma asju ladusalt ajada? Kas keelte and anti selleks, et anni saaja muutuks eriti lugupeetud isikuks? Kaugel sellest. Keelte and anti selleks, et inimesed kuuleksid evangeeliumi oma emakeeles. See anti missiooni ülesande täitumiseks. Ja salm 5 ütleb, aga Jeruusalemmas oli elamas juute.
jumalakartlikke mehi kõigist rahvaist taeva all. Sinna kogunenud rahva hulk rääkis erinevaid keeli. Ja kui nüüd see hääl tekkis, tuli rahva hulk kokku ja kuhkus ära, sest igaüks kuulis neid rääkivad oma emakeeles. Ja salm 11 ütleb, kreetalased ja araablased, kuidas me kuuleme neid rääkivat meie omis keeltes Jumala suuri asju. Enne kui asume lahkama Peetruse jutlust, soovin osutada mõningatele ohtudele. Esiteks, meil võib olla soov ja ka plaan, kuidas levitada evangeeliumi, kuid teha seda püha vaimu võidmiseta. See on kogunisti ohtlik. Me ju vahest arutleme nii. Ma tean, mida rääkida, mul on materjal ette valmistatud ja püha vaimu juhtimine on jäetud kogunisti tahaplaanile. Meid ei ole kutsutud jagama informatsiooni. Meid on kutsutud, et oleksime täidetud püha vaimuga ja teenima vaimu juhatusele. Luuka evangeeliumi 11. peatükk kinnitab, paluge ja veel kord paluge. Salmides 9-13 öeldes ka otsige, koputage. Palu püha vaimu anni pärast ja seda mitte ainult ühe korra, vaid igapäevaselt. Nii õpetab piibel. Teine oht seisneb selles, et oleme valmis vaimuandi vastu võtma isekate eesmärkide teostamiseks. Näiteks kõnelemise and, karjase teenistus, isegi laulmine on üks and, siis veel administreerimine see and, usu and. Mõningad soovivad püha vaimu andi selleks, et valitseda, et koguda kuulsust, et saaks Jumalaga rahulikesse suhetesse. Kuid elus, kus kõik keerleb iseenese ümber, puudub kasv ja puudub vaimu vili. Kui Jeesusest on saanud sinu isiklik päästja, siis sa unustad iseenese ja püüad aidata inimesi oma lähikonnas. Ja nüüd on aeg asuda Peetruse jutluse juurde. See oli vaieldamatult mõjus jutlus, sest piibli aruanne teatab, et selle järgselt ristiti 3000 inimest. Mida siis Peetrus tegi? Peetrus tsiteeris Messia kohta käivaid Vanatestamendi prohveti kuulutusi. Seejärel Peetrus pöördub süüdistuse juurde ja suunab oma sõnumi teraviku oma kuulajatele. Ja salmis 23 me loeme, tema te olete, kui ta Jumala määratud otsusel ja etteteadmist mööda oli loovutatud teie kätte, ülekohtuste kätte läbi risti naerutanud ning tapnud. Kindlasti teadku nüüd kogu Iisraeli kodakond, et Jumal on teinud tema issandaks ja Kristuseks, selle Jeesuse, kelle te risti lõite. Aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi. Siin on tunnistus sellest, mis juhtub siis, kui püha vaim toob inimesed veendumusele oma reaalsest seisundist. Ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed, vennad, mida me peame tegema? Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks ja siis te saate püha vaimu anni. See on imeline, et Jumal on mõelnud evangeeliumi igale inimesele. Küsimus oli, kelle te lõite risti? Evangeelium on mõeldud ka neile, kes füüsiliselt Kristuse risti lõid. Vahest me mõtleme, et evangeelium on mõeldud vaid teatud inimestele. Aga minu eksabikaasa, kes mind pettis, temale see küll ilmselt ei ole. Evangeelium ei ole kindlasti temale, kes mind ahistas, kellelegi, kes on pedofiil või vägistaja või mõrvar, kes istub vanglas. See ei saa olla sellisele, kes minu kohta valetas ja hävitas minu reputatsiooni ja sellele, kes hävitas minu abielu. Kuid evangeelium on kõigi jaoks, nii ütleb piibel. See on kõrgete ja madalate jaoks, sügavate ja pimedate isikute jaoks. See on minu jaoks ja kindlasti ka sinu jaoks. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma
ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Kui sina tunned, et oled läinud liialt sügavale, korda saatnud liiga palju halba ja läinud Jumalast liialt kaugele, siis kuula. Evangeelium on sinu kuulde ulatuses. See on mõeldud sinule. Jeesus tuli, et meil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Mina ja sina saame kahetseda, mis on olnud, ning tunnistada, et mina olen patune ja mina vajan päästit. Aga sellest hetkest, kui sulle kõik on andestatud, sest Jumal ei tee mitte midagi poolikut. Kiri ütleb, Jeesuse Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. Sellest hetkest seisad sa Jumala ees kui see, kes ei ole kunagi patustanud. Evangeelium on igaühele, kuid eriliselt sulle. Kui sa soovid teada, milline mina olen, siis parim võimalus on küsida minu lähikonnast ja loomulikult minu abikaasat. Kui aga kellelgi on vajadus teada saada, milline on Jeesus, siis palun, uuri neilt, kes olid koos temaga. Ma pean silmas Jeesuse jüngreid. See ongi põhjus, miks heidame pilgu algristi kogudusele. Mitte, et nemad oleksid olnud täiuslikud, vaid nemad järgisi ju Jeesust. Ja Apostlitegude 2. peatükk teatab meile, kes nüüd vastu võtsid tema sõna, need ristiti ja nõnda lisati sel päeval nende juurde ligi 3000 hinge. Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leevamurdmisse ja palvetesse. Aga igale hingele tuli kartus ja palju imesid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Aga kõik need, kes uskusid, olid üheskoos ja kõik, mis neil oli ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ja jagasid, mis saadi igaühele sedamööda, kuidas keegi vajas. Ja nad viibisid iga päev ühel meelel pühakojas ja murdsid leiba kodasid mööda ja võtsid toidust ilutsemise ja siira südamega, kiites Jumalat ja leides armastust kõige rahva juures. Aga issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, kes päästeti. Siin on eeskuju, kuidas meie saame issandat järgida. Meil ei tule mõttessegi selline asi, et naine sünnitab lapse ja jätab beebi oma pead kasvama kuhugile kellegi juurde. Iga beebi vajab hoolt, tähelepanu ja armastust pikkadeks aastateks, enne kui temast sirgub inimene. Aga sama lugu on ka nendega, kes just võtsid Kristuse oma ellu vastu. Nende eest on vaja hoolt kanda ja neid juhendada, kuidas elu Kristuses käib. Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. Alati kui jõuame punkti, kus ütleme, ma olen kõike seda juba õppinud. Igaüks, kes väidab, osutab sellega, et on jõudnud rumaluse rajale. Meie võime midagi õppida ja see on tegelikult ju piiritu. Jüngritest öeldakse, nad jäid osadusse. Siin kasutatakse kreekakeelset sõna koinonia, kogukond, perekond, osavõtlaskond. Nad murdsid leiba üheskoos, einetasid ja vestlesid vabas õhkkonnas ja Rooma 1. peatükk lisab, sest ma igatsen teid näha, et võiksin jagada teile pisut vaimulikku annet teie kinnituseks, ütleb Paulus. See on, et me teie juures üheskoos olles vastastikku ergutaksime üksteist ühise usu teie ja minu oma läbi. See on meie inimlik vajadus olla koos. See on just see, mida me õppisime siis, kui pühakojad olid suletud. Ja Filipi 1. peatükis Paulus ütleb, seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kõigest tajumises. Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat, ent üht ma ütlen. Ma unustan ära, mis on taga ja sirutun sinna poole, mis on ees.
ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Ma soovin sult küsida, kas sina praktiseerid jüngerlust tänapäev? Mooses oli teadupärast 120 aastat vana, kuid oli ikka veel ametis jüngerlusega. Tema juhendada oli Joosua, kes oli siis 90 aastat vana. Sama oli Paulus Timooteosele ja Jeesus on juhendajaks meile kõigile. Mattuse 20. peatükk ütles salm 25, jünger olgu rahul sellega, et tema käsi käib nagu ta õpetajal ja orjal nagu ta isandal. Kui nad pereisandat on hüüdnud Beelzebuliks, kui palju enam tema peret. Jüngerlus ei ole midagi sellist, mis lihtsalt iseenesest toimib. Ja siit ka 2 küsimust. Keda sina täna juhendad? Keda on Jumal asetanud sinu lähedusse? Selleks võib olla keegi, kes on teel Jumala juurde. Keegi, kes on sinust palju noorem ja sa saad kinnitada, et mina olen selle tee juba läbi käinud. Luba, et jagan sinuga, mida olen ette võtnud. Ja teine küsimus, kes on minu juhendaja? Selleks võib olla keegi, kes on sinust vanem ja sa võid julgelt nõu küsida, kuidas toimida. Kuidas palvetada, kuidas piiblit uurida, õppida, kuidas tunnistada, kuidas kohtutunni ajal elada. Mul on midagi öelda ka lapsevanematele. Kas sina juhendad oma lapsi nii sõna kui eeskujuga? Selline kontakt hoiab ära selle, et meile kallis eksleks ära Kristuse lähedusest. Peatse kohtumiseni.